No, olete pannud tähele, mõned teie kriitikud ütlevad, et kui oleks Neivelti kuulanud, siis juba praegu oleks Eesti riik kõrvuni võlgades ja me ei tuleks oma laenu teenindamisega enam toime. No see on selline demagoogia, väga selge demagoogia, sellepärast, et mina olen kogu aeg öelnud, et see 3% on selline hea, siis me ei rikku ühtegi reeglit, mitte ühtegi kokkulepet ei rikku. Nii. Ja nüüd mõtleme nüüd tagasi, me oleksime saanud veel 2 aastat tagasi, isegi 1,5 aastat tagasi, me oleks saanud 0% laenu, me oleks võinud, ma ei tea, mida ehitada siin, teesid ehitada, ma ei tea, mida veel. Ja mis me siis nüüd on? Praegu on 25% on inflatsioon olnud vahepeal, meie laenukoorem on ikka sama suur, aga tegelikult me võime seda tagasi maksta on ju oluliselt suurem. Et me tegelikult räägime väga palju mingitest intressikuludest, ka praegult ma vaatan, et inimesi hirmutatakse sellega, et intressid on nüüd kõrged, et madalate intresside aeg on möödas. Me peame vaatama ikkagi reaalintressi, ehk me võtame siis sellest intressist maha inflatsiooni, siis nii odavat laenu, kui viimased 2 aastat on olnud, meil ei ole meil 15 aastat olnud. No üks käibetõde on see, et praegu juba laenu teenindamiseks iga aasta kulub sama palju raha, kui on Kultuuriministeeriumi aasta eelarve. Öeldakse, et see ei ole jätkusuutlik. Miks te teate? Seda võib, ma arvan, et kõik need, kes seda räägivad, eks ole, nemad kohtuvad tihedamini seal kusagil Brüsselis teiste riikide ministritega. Nad võivad seda rääkida Prantsuse rahandusministri näiteks. Vaadake, mis reaktsiooni nad saavad selle jutu peale või kellegi teise seal Hispaania näiteks või ma ei räägi Kreekast või kellegist teisest, et ei ole jätkusuutlik. Hakkame sealt pihta kõigepealt. Me oleme ühes süsteemis. Me ei pea erinema kõikidest ja me ei ole mõtet arvata, et me oleme kõige targemad, veel kord, et meil on kõige parem maksusüsteem, meil on kõige parem see, meil on kõige parem, ainult et majandus kukub, eks ole.